Sipelgas räägib väike järgmist. Hea, hoopis age haridus räägib. Mina olen siis Ade Arikas ja teen teile ettekande teemal kaugseire kui abivahend väikejärvede kohtseire planeerimisel Oiva vesikonna väikejärvede näitel. Ja antud töö kaasautoriteks on siis Liis Sipelgas, Kadri Auväärt ja Kristi Jalkoja. Käesolev uurimustöö on teostatud internetprojekti Water Bodies Without Borders raames. Antud projekt on koostöös Eesti ja Lätiga piiriülestele Oiva veekogumitele, mille üldeesmärgiks oleks välja töötada ühine seirekava, mille alusel siis saadud tulemusi saaks integreerida järgmise perioodi veemajanduskavadesse. Ja antud projekti ühe pilootuuringu alleesmärkideks oli analüüsida võimalusi, kuidas kasutada erinevatest seiretest saadavad andmeid, näiteks riiklikku, omaniku, uurimuslikku ja kaugseire andmeid. Ja saadud tulemuste põhjal anda ka soovitusi, kuidas oleks võimalik väikejärvede kohtseire korraldust paremini optimeerida ja siis ka ühtlasi parandada seisundi hinnangute kvaliteeti. Ja just antud nimetatud eesmärkidest on ka antud tööst lähtutud. Nagu mainitud, siis uuritavaks piirkonnaks on Oiva vesikond, mis on üks 3 Eesti vesikondadest, lisaks Lääne-Eesti ja Ida-Eesti vesikondadele. Täpsemalt uuriti 8 Oiva vesikonda kuuluvat järve, mis ühtlasi kuuluvad veemajanduskava raames seiratavate väikejärvede hulka. Ja nimetatud veemajanduskavasid siis koostatakse iga 6 aastat selleks, et saadagi põhjalik ülevaade veekogumite seisundist. Väikejärvede seiret teostatakse üldjuhul 1 kord veemajanduskava kehtimise ajal ehk kord 6 aasta kohta. Seega vaheaastatel info veekogumite seisundi kohta on puudulik. Välja arvatud muidugi järvede puhul, mis kuuluvad pidevseirevõrku. Antud järvedest kuulus sinna Ähijärv. Ja kuna päevakorda on siis tekkinud vajadus prioriseerida väikejärvi just eesmärgiga, et ressursse kokku hoida või siis piiratud ressursside tõttu, siis seetõttu ka antud töös uuriti võimalusi, kuidas väikejärvi kohtseire tarbeks oleks võimalik prioritiseerida. Analüüsimaks koormuste muutusi uuritud järvedele arvutati lageraie protsendid iga uuritud järve valgala ulatuses. Selleks kasutati sisendina Eesti maastike kaugseire raames välja töötatud lageraie kaardikihte aastate 2013 kuni 2016 kohta. Samuti uuriti, kas järvede valgaladel asuvad ka heitveelasud ja kui asuvad, siis millised on nende väljalaskude koormuse muutused. Ning hindamaks veekogude seisundiklasse analüüsiti kvaliteedinäitajaid, milleks oli klorofill A ja vee läbipaistvus. Selleks võeti siis nii varasemate keskkonnaseire andmeid kui ka kaugseire andmed. Kaugseire andmetena siis kasutati Sentinel-2 2017 kuni 2018 andmeid,
millele rakendati omakorda K2 Regional Ghost Coral protsessorit, mis siis teeb ära nii atmosfääri korrektsiooni kui ka võimaldab hinnata töös uuritud kvaliteedi näitajaid, antud juhul siis klorofüllaad ja vee läbipaistvus. Antud protsessorit on käsitletud Eesti järvede jaoks ka mitmetes teadusartiklites või ka osadel Koiva vesikonna järvedel Ave Ansbergi magistritöös. Alumisel joonisel ongi toodud siis peale protsessorit saadud järvede peegeldustegurid. Millelt on näha, et ja kõikide järvede maksimumid asuvad 550 kuni 560 nanomeetri piirkonnas, mis siis näitab, et tegemist on optiliselt keerukamate veekogudega, mille jaoks ka kasutatud protsessor välja töötatud on. Erandiks oli aga Aherujärv, mis toodud joonisel sinisega, kus siis maksimumid jäid 630 kuni 700 nanomeetri vahele ja tulenevalt sellest siis ka C2R-CC protsessori algoritm klorofülli hindamiseks ei andnud usaldusväärseid tulemusi. Ja seetõttu Aherujärve puhul on klorofülli A muutuste analüüs välja jäetud. Keskmiselt siis kasutati 5-6 satelliidipilti. Täpsem pilvevabade satelliitpiltide arv on toodud üleval olevas tabelis. Algselt oli analüüsis kasutatud mõnevõrra rohkem pilte, kuid hilisemas analüüsis selgus, et osade järvevee spektrid olid ja andsid üsna ebarealistlikke tulemusi. Lähemalt uurides selgus, et näiteks mitmetel 2018 aasta mai piltidel esines järvede kohal valge moodustis, mis siis me arvasime, et võis olla kas siis järve kohal moodustunud udu või siis hoopiski on tegemist põhjapeegeldusega. Ja Köstrejärve puhul selgus, et tuleb arvestada ka asjaoluga, et suve lõpus moodustuvad järve keskele makrofüüdid, mis samuti siis avaldavad satelliidisignaalide mõju. Ja antud juhtudel siis sai need pildid välja jäetud. Ja nüüd liikudes siis tulemuste juurde, kõigepealt lageraietest uuritud järvede valgaladel. Ja tabelis ongi toodud siis iga järve valgala pindala, antud valgaladel toimunud lageraiete pindala ja ka lageraiete protsent valgalast 2013 kuni 2016 aastate andmete põhjal. Aherujärve puhul siis on näha, et lageraie ulatus on tervenisti 9,4%, mis on üsna märkimisväärne ja ka Mureti ja Köstrejärve puhul oli lageraie protsendiks siis vastavalt 3,8 ja 4,2%. Ülejäänud järvede puhul jäi lageraie ulatus alla 1%, ehk siis tõenäoliselt koormuse mõju oli pea olematu. Heitvee väljalaskude analüüsis selgus, et ainult 2 järve valgalal esinevad lasud, millest Vabrajärve valgalal asub 3 sademevee väljalasku, mille kaugus ületab 3 kilomeetrit, mille tõttu ka lugesime nende mõju ebaoluliseks. Köstrejärve valgalal asub aga 1 heitvee väljalask, mille kaugus on järvest liigikaudu 500 meetrit. Antud koormuste joonised on toodud ka slaididel, kus osas A on toodud kogu lämmastiku ja osas B kogu fosfori kvartaalsed muutused. Ja analüüsis selgus ka, et fosfori osas
esines piirnormi ületus, seda just 2015. aasta juures. Aga kuna heitvelasu kaugus on piisavalt suur ja kuna ühendus järvega siis on läbi mitme kraavi, siis eeldasime, et koormuse mõju, et antud heitvelask siis olulist mõju järvele ei avalda. Nüüd tulles veekogumi seisundite hindamise juurde, lähtusime siis, et igale järvetüübile on määratud erinevate kvaliteedinäitajate jaoks vastavad piirmäärad. Antud töös siis uuritud kvaliteedinäitajateks oli vee läbipaistvus ja klorofüllaab. Ja tabelis ongi siis toodud ära nende vastavad piirmäärad, mille alusel siis nad kas klassifitseeruvad väga heasse, kesisesse, halba või väga halba klassi. Oiva vesikonna järved jagunevad tüüpidesse 2 ja 5. Ja iga uuritud järve puhul siis sai võrreldud varasemaid in-situ seireandmeid 2017–2018 Sentinel-2 andmetega. Oranžide ringidega on toodud in-situ andmed ja siniste ringidena Sentinel-2 andmed. Ja siis taustaks on siis toodud vastavalt järvetüüpidele klassipiirid. Ülevalt joonistel on toodud klorofülli ja all läbipaistvuse muutuste analüüs ja seda siis 3 järve näitel. Vasakul on toodud Ähijärv, mis siis kuulub ka pidevseire võrku, mille tõttu in-situ andmeid on meil saadaval ja iga aasta kohta. Ja nendest muutuste analüüsist selgus, et Ähijärve puhul nii in-situ kui ka võrreldes in-situ ja Sentinel-2 andmeid selgus, et läbipaistvuse alusel on toimunud seisundiklassi langus. Ehk kui algselt kuulus Ähijärv seisundiklassi hea, siis Sentinel-2 andmete alusel klassi kesine. Ullijärve puhul, mille näited on toodud keskmistel joonistel, on märgata klorofülli osas tõusvat ja läbipaistvuse osas langevat trendi, mis siis osutab, et antud järve puhul on tegemist seisundi halvenemisega. Samuti tasub tähele panna, et ainuüksi Sentinel-2 ühe aasta jooksul saadud mõõtmiste põhjal on näha varieeruvus siis seisundklasside piires. Aga lõplik seisundiklass ja analüüsis käsitlesime, võtsime siis kaugseireandmete siis tulemuste keskmisena. Aherojärve puhul sai siis analüüsitud ainult läbipaistvus ning siin on samuti siis näha, et Sentinel-2 andmete põhjal oleks justkui indikatsioon, et tegemist on seisundi halvenemisega. Siin on siis toodud koondtabel saadud tulemustest, kus on ära toodud iga järve kohta muutused maakasutustes, info heitme väljalaskude kohta ja siis saadud seisundiklassid vee läbipaistvuse ja klorofülla põhjal. Seda nii in-situ seire kui ka satelliidiseire põhjal. Ja võrreldud on omavahel siis just enne 2012 aastat saadud in-situ seire tulemusi 2017–2018 aasta satelliidi tulemustega. Ja 2 viimases veerus on toodud ökoloogilise seisundi hinnang, mis saadud kohtseire tulemustena ja seal on siis lisaks arvesse võetud kõigi vee kvaliteedi, taimestiku ja ka loomastiku kvaliteedi näitajaid. Nüüd võrreldes satelliidi tulemeid, mis justkui
viitasid, et Aheru, Hino ja Pulli ja Heiljärves oleks justkui seisund halvenenud, antud tulemused olid ka siis kooskülas ÖSE hinnanguga. Samuti vaadates muutusi maakasutuses, just Aheru ja Köstrejärve puhul on samuti märgata, et antud juhtudel siis on vee kvaliteedi seisundi klass jäänud püsivalt alla hea seisundi. Töö tulemusena leitigi, et muutused kaugseire abil hinnatud vee kvaliteedi näitajates ja ka maakasutuses peegeldusid 2016 ja 2017 aasta ÖSE kohtseire tulemustes. Seetõttu võiks kasutada Sentinel-2 andmeid selleks, et siis väikejärvi prioritiseerida. Samuti annaks kaugseire võimalusi hinnata järve seisundiklassi usaldusväärsust ehk siis ka püsivust kohtseire vaheaastatel. Ja muidugi täpsemate tulemuste saamiseks tuleks läbi viia spetsiaalsed in-situ mõõdistused, mille alusel siis võiks kaugseire algoritme kohandada. Aga see siis ei olnud praeguse töö eesmärgiks. Aitäh! Kuidas lageraie järve seisundit mõjutab? Me võtsime lageraiet kui võimalusena, mis tooks järve siis toitaineid, mis suurendaks siis toitainete koormust. Aga teiselt poolt lageraie mõjutab satelliidi pildist teie hinnanguid kloropüllile näiteks ka tänu sellele, et naabrus läheb heledamaks. Pärast lageraiet naabruse mõju suureneb. Kas see kuidagi kajastub teil ka metoodikas? Ei, me ei arvestanud sellega, sest et lageraied olid piisavalt kaugel riikliku seirejaama punktist, näiteks antud joonistel ongi toodud riiklik seirejaam, siis punase täpikesega ja rohelised alad on siis lageraiealad. Mis te see maakasutus? Maakasutuste all ongi mõeldud lageraiet. See ei ole päris niimoodi. Maakasutus on, kasutame maad metsa kasvatamiseks, põllupidamiseks, liikliste jaoks, et selles osas teil ju tegelikult ei muutunud see. Kui seal nüüd lageraie peale seda sinna põldu ei tekkinud, et maju ei ehitatud. Et ta ikka metsamaast, et maakasutuses tegelikult muutused ei olnud. Hästi. Ja siis, kuidas te põllumajandusega arvestasite, et seal pannakse väetist igal aastal, koristatakse, songitakse mullas, et lekib kraavidesse päris palju toitaineid. Põllumajandust me ei arvestanud antud töös. Aitäh! Ma tahtsin küsida, et teil oli Interregi projekt, et kes teil Läti järved ära teeb? Selle vastuse on võlgu, sest et ma ei ole Keskkonnaagentuuri inimene, kes... See projekt on nagu Keskkonnaagentuuri? Jah, täpselt. Sest ma vaatan, et see jõgikond jääb minu tunde järgi nagu suures osas Läti territooriumile. Jah, Eestis on kõike. Aitäh!